Sülti tarendatud lihasuupistet söövad tänapäevalgi peaaegu kõik eestlased hea meelega. Rõhuv osa perenaisi oskab seda ka valmistada või vähemalt teab, kuidas seda tehakse. Sült on traditsiooniliselt olnud talveaja toit. Valmistatud rohkesti tarendainet sisaldavatest sea subproduktidest, sea peast ja jalgadest, kootidest, kõrvadest ja kondiga lihast maitseks köögiviljad. Ja täna siis valmistamegi sülti traditsioonilise retsepti järgi ja olen selleks siia valinud masikaliha, kuskilt keskeltläbi kilo, kui kondiga just on see olemas siin meil, siis seapead, seajalga, seakooti ja sealiha on siin hinnanguliselt kuskil ka kilo jagu. Köögiviljadeks on siin kõrval meil olemas porgandit, on olemas sibulat, on ka siin olemas sellerijuur, petersellijuur, maitseaineed on vürtsi, terapipart, loorberit, samuti ka soola. Ja hinnanguliselt peaksid siis välja tulema valmis sülti 2–2,5 kilogrammi. Selge süldi saamiseks on meil kõigepealt vaja leotada kondist liha eelnevalt külmas vees keskeltläbi ööpäeva jooksul, vahetades siis paar korda ka vett ja paneme ta siis likku muidugi külma veega. Ehk siis liha potti, vesi peale ja ligunema. Liha on meil nüüd leotatud, see leotusvesi ära valatud, pandud peale uus külm vesi, täpselt nii palju, et ta katab selle liha pinna ja panemegi selle nüüd keema. Ja keedame teda suhteliselt kiiresti keemiseni, mille järel valame siis selle keeduleeme ära, ehk siis kupatame liha. Peseme ta puhtaks uuesti ja paneme ta järgmisel uue puhta külma veega keema. See esimene keeduvesi keema tõusnud ja valame selle lihtsalt ära täiega. Ja külma veega kiiresti loputame selle lihaga puhtamaks natukene ja paneme ta uue külma veega uuesti keema. Nüüd juba siis peaaegu et 3 tunniks. Jällegi peame hoolsalt vaatama, et kõik see vaht, mis tekib sinna leeme peale, tuleb meil ilusti sealt kätte saada, ära korjata pealt ja ka siis edaspidi juba paneme sinna juurde ka maitse köögiviljad ja samuti maitseained. Sült on meil nüüd hakanud keema minema ja tuleb jälgida, et hästi hoolikalt saab see vaht siit pealt ära võetud. Vastasel korral ei tule see sült enam selge. Kui on esimene suurem vaht pealt ära korjatud, paneme selle potiga väiksemale tulele, et ta keeks hästi vähekene ja siin siis töö käigus korjame ära ka selle vedeliku pinnale eranduva rasva, et ta ei jätaks sellist rääsunud rasva maitset sisse keedes. Sült meil keenud kuskil kaudu 2 tundi ja ongi paras aeg hakata ette valmistama köögivilju süldi sisse panekuks. Koorime porgandi ja lõikame ta vast pikuti pooleks. Samuti on mul juba seal valmis pandud pann, sest maitse köögiviljad oleks hea kuumutada üle kiirelt pliidiraua peal, röstida täpsemalt või siis kuumal pannil ilma rasvata, et parandada siis nende maitse omadusi. Nii, ja lõikame täpselt pikuti pooleks, et saame röstimise ajal rohkem pinda ära röstitud. Nii, samuti sellerijuur, siit ei ole meil eriti palju vaja. Lõikame siit selle koore maha ja kasutame võib-olla pool sellest ühest poolikust sellerivarrest. Usun, et meil rohkem ei lähe vaja siia. Nii. Ja siit võime lõigata ka selliseid
paraneid tükke, mida saab siis hiljem ilusti röstida. Nii on meil jäänud siin veel sibul. Sibulalt eemaldame selle pealmise koore, alumise koore jätame alles, kuna see ongi see, mis annab siis pärast meil sellele süldile ka värvuse. Ja lõikame ta pooleks, et saab selle lõikepinna ka samuti üle röstida. Pann on kuum ja alustamegi siis köögiviljade röstimist. Paneme täitsa ilma rasvata porgandid siia panni peale. Surume võib-olla alguses natukene käega neid vastu panni ka. Sama lugu sibulaga ja sama lugu selleriga. Kellel on kodus või tööl elektripliit sellise suure metallise rauaga, võib selle panni vahelt ära jätta, ehk siis panna need köögiviljad otse sellele kuumale pliidirauale. Ja on meil vaja neid kuumutada siis täpselt nii kaua, et alt natukene hakkaks see asi pruunistuma. Hetkel on ta veel pisut vähevõitu, paneme natukene rohkem. Ja kui nad on oma sellise tumeduse või pruunisuse saavutanud, siis lähevad nad otse sinna 2 tundi keenud süldi sisse. Nii, nüüd jääb see sült meil keema järgmiseks tunniks, mille vältel siis vahepeal riisume ära üleliigse rasva, kui see peaks tekkima. Ja vahetult enne keemise lõppu lisame ka maitseained, siis pipra, loorberi ja vürtsi näol. Sült on nüüd keend meil umbkaudu 3 tundi. Liha on valmis siis, kui ta eraldub kergesti kontide küljest ja ma võtangi selle siit puljongist välja ja ootan, kuni ta ära jahtub, et seda oleks võimalik hakkida. Nii. Ja hiljem puljong kurnatakse. Liha, nagu ma juba enne mainisin, hakitakse kuubikuteks, segatakse sinna puljongisse uuesti sisse, lastakse veel kordselt keema ja juba edasi valatakse vormidesse ja jahutatakse. Nüüd, kui liha on kontidelt eraldatud, hakime selle liha siis lihtsalt kuubikuteks. Puljongi kurname nüüd, lisame siis tükeldatud liha ja paneme ta uuesti tulele. Laseme keema, maitsestame juba lõplikult. Maitsestamise puhul tuleb silmas pidada seda, et sült maitsestatakse kuumalt, pisut soolasemana, pisut vürtsikamana, sest ta jahtudes kaotab oma maitsest, oma soolasusest, oma vürtsikusest teatud osa. Sült on nüüd maitsestatud, läbi keedetud korra ja panemegi ta siis külma vee all märjaks tehtud nõudesse. Kui me seda siin võtame siit potist, siis me peame vaatama, et ikka iga portsjon saaks parasjagu liha, et keegi ei jääks halvemasse seisu kui teine. Ja jahutame nad toatemperatuuril maha, misjärel saab need panna juba ka praeguses elus külmkappi. Vanasti viidi selline asi sahvrisse juba siis lõplikule hangumisele. Sült on meil nüüd tardunud, selleks läheb aega 6–8 tundi, sõltuvalt siis selle vormi suurusest ja enne serveerimist siis lüüakse see sült välja vormist. Sellise vormi puhul on mõttekas aidata võib-olla kätega kaasa, näppudega surudes, tõmmates seda vormi äärt lahti ja siis anname siia selle kaldriku peale ja nii, väikse kiirem selline